tema töötas koolimajas. No seda pidas pesi ja kella lõi ja see 4-klassiline kool oli. Ja siis me elasime koolimajas. Ja kui minu õde tahtis, tähendab, sai juba 3 aastat minust vanem kooli minna. Ja siis seal oli Eesti kool. Ja siis öeldi niimoodi, et elad Venemaal, räägid vene keelt ja Eesti kool pandi kinni. Seal elasid soomlased ja seda hakkas ära nemad, põgenesid ära. Ja seal oli voodi, lapsevoodi ja siis see kooli ütleb mulle, tead, kui koledad need soomlased jätsid lapse sinna ja panevad miini juurde ja et kui keegi võtab, siis plahvatab. Ja mina räägin isale, ta isa ütles, et see ei ole õige. Aga tema ütles, ma ütlesin, et kuidas nüüd laps on juba niimoodi, et ta ütles, aga mu isa ütles, minu isa on ohvitser. Aga minu isa ütles, see on kõik vale. Ma tulin Riiseperest või oli see vald, käisin posti järgi ja tulin rattaga ja 3 vene sõdurid jooksid ühe põllu peal niimoodi. Ja mina siis nii, kui jaksas sinna ruttu, ja talu oli ligi, ta paistis. Ma läksin kuuri, enda sisse tõmbasin kõik omale peale ja ratta, et kui nad hakkavad otsima. Ema tuli välja ja kui need tulid, sõdurid. Ja siis küsisid, где девочка? Ema ütles, siin ei olnud kedagi, ema vist sai aru ka. No ja siis hulk aega, siis ma ikka riskeerisin ikka sealt ära tulla ja sain lauta ja laudast selle tuppa. Ja siis ema nendele ütles, et siin on mingi teotskan, mingisugust ei ole. Kui ma tulin sealt jaamast maha ja siis vaatasin, kus läksid autod kõik maa poole. Küüditajad. Siis selle ööl me ei julgenud üldse, noormees ka, me ei julgenud koju ja magama jääda, jalutasime ja hommikul siis läksime mööda Pärnu maantete jaama poole ja järsku tuleb üks auto ja seal üks hüüab, Linda, mind viiaks ära. Poole aastane laps ka oli veel. Ja ta ütles, et näete, meid viiaks ära. Teate, kui valus see oli kõik vaadata. No ja kui sakslased tulid, siis muidugi ka pood rüüstati ja nii viina ja kõiki sai ära võetud, mehed olid siis, sead jooksid mööda tänavad, kõik oli pilla-palla, siis mehed olid, tõmbasid hoovi peale ja siis said liha omale niimoodi. Ja ämbärgidega toodi kogu piimad seal meie järjest välja ja me läksime metsa ja tulid sakslased. Ja sakslased võeti vastu veiniga. Nii ja meel oli kõikidele. No seal ka oli palju eestlased elasid ju. Aga kui sakslased olid, Tallinn oli pime. Nendel olid nii suur jaladsid, mis plaks-plaks tegi nagu rauast. Ja me kõik niimoodi nende selja taga. Nii et saksad me keegi ei kartnud. Nad olid tõesti kultuurrahvas. Rääkisid ka oma pilli, et me ei taha midagi teha ja poleks läinud, siis Hitler oleks näidanud.